Viimase 47 aasta jooksul oli aeg Islamivabariigi kõige usaldusväärsem relv. Iga kriis, millega režiim silmitsi seisis, see pidas vastu lihtsalt oodates. Vaadake pantvangikriisi 1979 aastal. See kestis 444 päeva. Siis vaadake Iraani-Iraagi sõda, mis kestis 8 aastat ja režiim võitis, püsides kauem kui Saddam. Nad tegid sama igas läbirääkimises, mis kunagi nende tuumaprogrammi üle peeti. Nende eesmärk oli lihtsalt oodata ja veel kord oodata ning lasta ameeriklastel väsida. Igas konfliktis, olgu see siis sõjaliselt või diplomaatiliselt, teadis Islamivabariik, et tal on rohkem aega kui tema vaenlastelt. Kahjuks Iraani revolutsioonilise kaardiväe korpuse jaoks on see olukord nüüd muutumas ja see muutub tänu USA blokaadile. Nagu näete, palub režiim Iraani 2 päeva tagasi Ameerika Ühendriikidele esitatud rahuplaanis, et blokaad lõpetataks vähem kui 30 päeva jooksul. See on sellepärast, et aeg ei ole tegelikult Iraani poolel, kui nende majandus on lämbumas. Ja just sellepärast, enne kui me vaatame Iraani poolt just saadetud rahuplaani ja kõiki uusi üksikasju, mida meile teada saime, vaatame täpselt, kui halvaks olukord Iraanis muutub ja kuidas režiimil hakkab otsa saama nafta ladustamisruum, mida nad maa seest pumpavad. Signaalid viitavad sellele, et USA mereblokaad hakkab aeglaselt mõjutama Iraani põhiterritooriumi. Iraani tööstuse, kaevanduse ja kaubanduse ministeeriumi pressiesindaja hoiatas inimesi autode ostmisel ettevaatlik olema, öeldes, et hiljutised hinnatõusud tulenevad kunstlikust turu manipuleerimisest ega oma tegeliku majandusliku alust. Sama amet kinnitas plaane kasutatud autode importi. Samal ajal on Teheran hakanud toornafta tootmist varakult vähendama, et vältida ladustamispiirangute ületamist, selle asemel, et oodata mahutite täitumist. Üks kõrge ametnik ütles, et see samm on ettevaatusabinõu. Aastatepikkused sanktsioonid ja korduvad seiskamised on sundinud naftasektorit kohanema. Inseneerid suudavad nüüd naftakaeve seisata ilma pikaajalise kahjustuseta ja need kiiresti uuesti käivitada. Hamid Hosseini, Iraani nafta, gaasi ja naftakeemiatoodete ekspordi pressiesindaja ütles, et tööstusel on piisavalt kogemusi ega olda mures. See on nüüd tavaline suundumus, mida näeme kogu selle video jooksul. Igasugune Iraanist tulev uudis jätab mulje, nagu Iraan ei oleks üldse meeleheitel. Seepärast peame keskenduma vähem sellele, mida ametnikud räägivad ja rohkem sellele, mida nad tegelikult teevad. Ning fakt on see, et Teheran on juba hakanud toornafta tootmist vähendama. Põhimõtteliselt ei pumpa nad naftat maapõuest välja, sest nad kardavad, et jõuavad ladustamispiirideni. Ja kui see juhtub, võivad tagajärjed olla katastroofilised nende naftakaevude ümberehitatud infrastruktuurile. Kui nad peavad naftakaevud sulgema, võib nende uuesti käivitamine olla väga keeruline. Ja muidugi, nagu te teate, lisaks kõigele sellele on käimas ka operatsioon majanduslik raev. See viitab põhimõtteliselt sanktsioonidele ja varade külmutamisele, mida USA rahandusministeerium on kehtestanud Iraani vahenditele ning Iraani ettevõtetele või ettevõtetele, kes aitavad Iraani. Enne kui me räägime, kuidas see operatsioon kulgeb, väike meeldetuletus kõigile. Vajutage allpool meeldib ja tellimise nuppu. See aitab meid tõesti YouTube algoritmis. See tavaliselt ei soosi sõjateemasid, mida me käsitleme. Aga päeva lõpuks on sõjad praegu suur uudis. Meie eesmärk on hoida teid kursis sellega, mis maailmas toimub. Nii et kindlasti vajutage allpool meeldib ja telli nuppu. Ja nüüd lähme tagasi operatsiooni majanduslik raev juurde. Just täna hommikul andis sekretär Besant intervjuu ja siin on, mida tal oli öelda selle operatsiooni käigu kohta. Kuulake. Kas saate anda meile ülevaate majanduslikust pitsitusest, mida te Iraanis rakendate? Kas te kaalute endiselt teiseste sanktsioonide või Iraaniga äri ajavate isikute suhtes sanktsioonide kehtestamist? Ja Maria, lihtsalt tuletan sulle ja sinu vaatajatele meelde, et see algas eelmise aasta märtsis president Trumpi korraldusega maksimaalse surve rakendamiseks. Ja 3 nädalat tagasi andis president mulle ja rahandusministeeriumile korralduse alustada majanduslikku survestamist. Ja kui sellest mõelda, siis viimase 12 kuu jooksul jooksime maratoni ja nüüd tormame finišijoone poole. Ja ma võin teile öelda, et me lämmatame režiimi ning nad ei suuda oma sõduritele maksta. See on tõeline majanduslik blokaad ja see hõlmab kõiki valitsuse osi. Kõik on kaasatud. See on blokaad, mida meie suurepärane merevägi korraldab. Ükski laev ei pääse läbi ja me oleme suurendanud survet kõigile, kes üritavad saata raha Iraani, et aidata IRGC-d. Nad on korrumpeerunud institutsioon. Nad on aastaid Iraani rahvalt varastanud. Neil on raha välismaal. Me oleme selle üles leidnud. Me jätkame selle jälitamist.
ja me kavatseme need varad säilitada Iraani rahva jaoks pärast selle konflikti lõppu. ta rääkis ka sellest, kuidas Iraan tegi endale karuteene, kui hakkas ründama laheriike, eriti Araabia Ühendemiraate. Sest Araabia Ühendemiraadid on olnud riik, kes oli valmis silma kinni pigistama, kui Iraani revolutsiooniline kaardivägi kasutas ettevõtteid või varifirmasid Ühendemiraatides sanktsioonidest kõrvalehoidumiseks. Aga pärast seda, kui Iraan tulistas sõja ajal Araabia Ühendemiraatide pihta 2000 raketti ja drooni, ei ole Ühendemiraatide ametnikud enam valmis silma kinni pigistama. Nad on nüüd tegelikult väga aktiivsed nende Iraani kontode avastamisel ja sisuliselt kogu seal oleva raha külmutamisel. Siin on see uuendus sekretär Basantilt. Kuulake. Nad eksisid tõsiselt, kui hakkasid oma Pärsia lahe naabreid otseste sõjaliste rünnakutega pommitama. Ja vastuseks sellele on lahe naabrid, keda ma kirjeldaksin kui üsna leebeid Iraani IRGC raha ja Iraani režiimi raha lubamisel oma pangandussüsteemidesse olnud väga põhjalikud. Ja on esile astunud, andnud meile üksikasjad ning lubanud meil need varad külmutada. Nii et IRGC on aastakümneid, 47 aastat vaadanud, kuidas nende varastatud varad külmutatakse ja väga kiiresti kaovad. Araabia Ühendemiraadid on otsustanud, et OPEC ei ole nende jaoks. Enamik monopoole variseb lõpuks oma enda raskuse all kokku. Ja Maria, me võiksime sellest rääkida kohe või mõne minuti pärast. Aga see annab mulle palju optimismi, et nafta hinnad pärast selle konflikti lõppu saavad olema palju madalamad, kui need olid enne. Või aasta alguses, või ükskõik millal, 2020 või 2025 aastal. Selles kogu süsteemis on üks lekkeallikas, mida Iraan on jätkuvalt kasutanud, et põhimõtteliselt ellu jääda või oma majanduse surma edasi lükata. Ja see lekkeallikas on tegelikult Iraani ja Pakistani piir. Nagu te ekraanil olevas klipist näete, liigub palju veoautosid ja mootorrattaid, mis viivad naftat või muid kaupu ühelt poolt teisele. See on Iraani viis mööda hiilida USA mereblokkaadist, mis on lämmatanud nende kaubanduse, ekspordi ja impordi. See on nüüd veidi segadust tekitav, sest võiks arvata, et Pakistan on USA poolel, arvestades kui palju Ameerika Ühendriigid neid tegelikult aitavad. Aga siin on raha üle kõige. Pakistan on omamoodi sõjaline diktatuur. Neil on küll tsiviilvalitsus, kuid sellel pole tegelikult eriti palju võimu. Kogu majanduses on olemas sõjaline pool, mis kontrollib kõike olulist. Ja kahjuks kogu see salakaubavedu, mis toimub Iraani ja Pakistani piiril, toob sõjaväele suurt kasu. Ja tõenäoliselt sellepärast see kõik toimubki. President Trumpilt küsiti selle kohta, sest sellest on saanud suur uudis. Kui mõelda, siis kui USA plaan on Iraani majandus lämmatada, siis tundub, et USA liitlane Pakistan aitab tegelikult Iraanil ellu jääda. Kuulake tema vastust. See polnud just parim. And are you aware of it? There's a vicious pig. I know what it is. Jah, mul läheb hästi, mul on binaarne kontroll. Mul on suur austus Pakistani feldmarssali ja peaministri vastu. Nüüd selles kõiges on ka midagi positiivset. Nimelt on kogu see salakaubavedu siiski väga väike leke. Iraan ei saa kuidagi asendada seda, mida ta suutis eksportida naftatankeritega, mis veavad korraga 2 miljonit barrelit naftat. Sellist kogust ei ole lihtsalt võimalik autode ja mootorratastega korraga asendada. Selleks oleks vaja 17 000 mootorratast, mis veavad neid 5-gallonilisi ämbreid, mida saab Home Depot'ist osta. 17 000 ainult ühe tankeri asendamiseks. Nii et jah, lekked on olemas, aga loodetavasti on need väga väikesed võrreldes sellega, millist kaubandust Iraan merel ajas. Nüüd liigume läbirääkimiste juurde. Tundub, et meil on mõned üksikasjad selle kohta, mis sisaldus uues plaanis, mille Iraan Ameerika Ühendriikidele saatis. Enne kui me nende üksikasjade juurde läheme, olgu siin üks hoiatus. Kõik need üksikasjad, mida me saame, pärinevad Iraani meediast. Seega peame meeles pidama, et nad jagavad ainult seda, mis on Iraani jaoks positiivne. Nad ei jaga midagi, mis oleks Iraani jaoks negatiivne. Teisisõnu, nad ei räägi järeleandmistest, mida Iraan on valmis tegema. Ma arvan, et järeleandmised on rahuplaanis sees, kuid kogu olemasolev info ei räägi ühestki järeleandmisest. Siin on need üksikasjad.
allikate sõnul on Iraani plaanil 3 peamist etappi ja selle eesmärk on muuta relvarahu 30 päeva jooksul sõja lõpuks. See näeb ette mitte kallaletungi lubadust, sealhulgas Iisraeli poolt, et tagada, et sõda ei puhkeks uuesti ja võitluse lõpp kogu Lähis-Idas. Ma arvan, et see viitab tõenäoliselt Liibanonile ja Iisraeli sõjale Hezbollah vastu. Jätkame. Esimene etapp avaks järk-järgult Hormuzi väina ja lõpetaks USA blokaadi Iraani sadamatele. Teheran võiks võtta enda peale meremiinide kõrvaldamise. Ettepaneku teine etapp näeb ette, et Iraan naaseb rikastamise juurde pärast ajapiirangu lõppu 3,6% tasemel vastavalt varude mittekogumise põhimõttele. Kava näeb ette, et USA ja Iisrael hoiduvad Iraani ja tema liitlaste ründamisest vastutasuks selle eest, et Iraan hoidub rünnakute alustamisest. Ettepanek lükkab tagasi tuumatarissu demonteerimise või Iraani rajatiste hävitamise. Sanktsioonide tühistamine hõlmab külmutatud vahendite järk-järgulist vabastamist. 3. etapis tegi Teheran ettepaneku alustada strateegilist dialoogi Araabia naabritega ja luua julgeolekusüsteem, mis hõlmab kogu Lähis-Ida. Nüüd jällegi, need ei ole kõik üksikasjad. Ma oletan, et Iraani poolt pakutavad järeleandmised ei ole kaasatud, kuna üksikasjad pärinevad Iraani meediast. Aga oluline on siin välja tuua, et isegi see ettepanek tähendas, et Iraan nõustus teatud ajaks uraani rikastamise täieliku peatamisega. Me ei tea täpselt, kui kauaks see kehtib. Varasematest läbirääkimistest teame, et Ameerika Ühendriigid soovisid selleks tähtajaks 20 aastat. Iraan soovis, et see oleks 5 aastat. Võime eeldada, et see jääb kuhugi vahepeale, aga täpselt me ei tea. Teine huvitav punkt on see, et Iraan keeldub olemasolevate tuumarajatiste lammutamisest. See on midagi, mida Ameerika Ühendriigid tahaksid, et Iraan kaasaks. Nad sooviksid, et Iraan lõpetaks hävitatud tuumarajatiste taastamise. Aga lõpuks 3. etapp on üsna oluline. See on midagi, mille kohta vajaksime rohkem üksikasju. Sest Teheran ütleb, et nad tahavad rääkida Araabia naabritega. Nende samade naabritega, keda Iraan ründas alles 60 päeva tagasi. Või mitte 60, vaid 30 päeva tagasi. Aga nüüd tahavad nad nendega koostööd teha, et luua turvasüsteem, mis võiks kaitsta Lähis-Ida, kuigi tegelikult on Iraan see, kes ohustab kõiki Lähis-Idas. Aga need ongi kõik üksikasjad, mis meil on. Ja taas peame meeles pidama, et need tulevad Iraanist. Nii et see ei hõlma kõiki järeleandmisi, mida Iraan pakub. Nüüd, see on avaldus, mille president Trump eile selle ettepaneku kohta tegi. Kuulake. ei ole. Ma vaatan seda siin ülevalt. Jah, ma annan sulle sellest hiljem teada. Aga... Eile õhtul ütlesid sa, et võib-olla oleks parem üldse mitte kokkulepet teha. No ma ei peakski seda tegema, ma ei öelnud seda. Ma ütlesin, et kui me praegu lahkuksime, kuluks neil 20 aastat, et uuesti üles ehitada. Aga me ei lahku praegu. Me teeme selle nii ära, et keegi ei peaks 2 või 5 aasta pärast tagasi minema. Sa ütlesid ka eile õhtul, et... Nad rääkisid mulle kokkuleppe põhimõttest. Nüüd annavad nad mulle täpse sõnastuse. Ta postitas ka selle sautsu. Varsti vaatan üle plaani, mille Iraan meile just saatis, kuid ma ei kujuta ette, et see oleks vastuvõetav. Arvestades, et nad pole veel maksnud piisavalt suurt hinda selle eest, mida nad on inimkonna ja kogu maailma vastu viimase 47 aasta jooksul teinud. Aitäh teie tähelepanu eest. Siis rääkis ta ka ülejäänud rakettide kõrvaldamisest, mis Iraanil veel alles on. Kuulake. Vaadake, umbes 85% Iraani raketi valmistamise võimekusest on kõrvaldatud. Õige. Kõik said aru, et see on hea saladus, mida kõrvaldada. No ma tahaksin selle kõrvaldada ja tahaksin olla alguspunkt, kus nad saavad uuesti üles ehitada. Ja jah, ma tahaksin selle kõrvaldada. Et mõista, miks Iraan käitub praegu nii, nagu ta käitub, peame tagasi minema ja vaatama, kuidas Iraan jõudis sinna, kus ta täna on. See ei tähenda ainult 1979 aastasse tagasi minemist, kui toimus Islami revolutsioon. Tegelikult peame minema veel kaugemale tagasi, kui 19. sajandil valitses Iraanis Qajari dünastia ja vaatama, kuidas tollase valitseva klassi otsused mõjutavad Iraani tänaseni. Noh, teab mis? Just täpselt seda me teemegi oma mitmeosalisel taskuhäälingul, mis just täna välja tuli. Nii et, kui oled keegi, keda huvitab Iraani ajalugu ja see, kuidas me jõudsime tänasesse päeva, siis kindlasti mine ja vaata seda. Saad seda vaadata, klõpsates kirjelduses olevatele linkidele või lihtsalt vaadata, klõpsates oma ekraanil lõppekraani ehk videole, mis on sinu ekraanil.